Räägin sellisest praktilisest poolest. Et alustame sellest, kus meie alustasime. Kui valmistasime ette ennast Tartu linnaliinide hankeks, siis elasime teadmises, gaasibussid on kallid, gaasibussid ei ole töökindlad, gaasibussid ei sobi meie talvisesse kliimasse ja lisaks kõigele on ka nende remont kallis ja keeruline. Sellised olid müüdid, mis mööda Eestimaad ringi liikusid. Milline siis on tegelikkus? Bussid, millest me räägime, on siis sellised, nii nagu ikka Tartu bussid, punased. Aga tegelikkus on selline, et tõesti müüt number 1, et gaasibussid on kallid. Osa tõde siin on, gaasibuss on 15–20% kallim kui diiselbuss. Aga kõik ju sõltub sellest, kui palju selle bussiga sõita ja kui mitu aastat selle bussiga sõita. Ehk siis selleni jõuame kohe edaspidi. Remondikulude osas on esimene aasta näidanud, et tegelikult on see sisuliselt võrdväärne diiselbussidega. Et kui esialgu oli ka selline Scania kui meie koostööpartneri hinnang, et ta on pisut ikkagi kallim, siis elu on näidanud, et ega seal suurt erinevust tegelikult ei ole. Ja tuleb öelda ka seda, et nad on sama töökindlad. Et ei ole pidanud nagu põrkuma sellega, et gaasibussid kogu aeg seisavad või gaasibussidega on kogu aeg probleeme ja diiselbussid siis peavad olukorra ära lahendama. Ja mis oli selline vaata, et kõige olulisem, nad väga hästi sobivad ka meie talvisesse kliimasse. Et ei ole ka siin kõige suuremate külmadega käivitumisega probleeme esinenud. Ja kus on muidugi erinevused väga suured, on kütusekulud. Et seda siis nii tulenevalt asjaolust, et gaasibuss tarbib Tartus täna ühikuid vähem, et kui keskmine diiselbussi kulu on 40,2 liitrit 100 kilomeetri kohta, siin on siis terve aasta keskmine, sisaldades ka talvekuusid, siis gaasibussidel jääb see kulu kuhugi 38,8 kilogrammi juurde, jälle sisaldades ka talvekuusid. Et millele siin kindlasti tähelepanu tuleb pöörata, on see bussijuhi sõiduoskus. Et kui diiselbussi puhul bussijuhi sõiduoskusest ehk siis sellest, kui palju ta kõrgetel pööretel sõidab, sõltub võib-olla 10–15% kütusekuludest, siis gaasibussil võib see sõltuda isegi kuni 20%. Et peavad olema targad ja mõistlikud bussijuhid. Aga kõige suurem vahe on ikkagi selles, et kui palju maksab 1 liiter täna diiselkütust ja kui palju maksab 1 kilogramm turugaasi täna. Et kui siin on vahe pead kahekordne, siis sellest tulenevalt on ka kilomeetri läbimise kulu pead kahekordne. Ehk siis 1 kilomeetri läbimisele kulub diiselbussiga 44 senti kütusele ja gaasibussiga 22 senti. Et kui me seda majanduslikku poolt kokku liidame ja kokku vaatame, siis keskmiselt sõidab buss Tartus aastas 80 000 kilomeetrit. Selle läbisõidu juures on kütusekulude sääst circa 17 000 eurot aastas, mis sisuliselt tähendab seda, et gaasibussi kõrgem ostuhind on juba vähem kui 2 aasta jooksul tegelikult ennast ära tasunud. Ja Tartus meil küll ei ole võimalus neid busse nii kaua praegu ekspluateerida, et on meie leping 6,5 aastat, aga ilmselgelt oleks mõistlik selline arvestada selle gaasibussi kasulikuks elueaks mitte vähem kui 10 aastat. Ja selle juures lootes, et gaasi ja diisli hinnasuhe väga oluliselt ei muutu, on 10-aastase ekspluatatsiooni aja jooksul võimalik säästa bussi kohta 140 000 eurot. Kes bussindusega kokku on puutunud, teavad, et see on selline 3/4 ühe bussi hinnast tegelikult. Ja loomulikult asi, millele me ka ettevõtjana vaatame, kui olulisele faktorile on keskkonnasäästlikkus, ehk siis see, kuidas ta linna keskkonnale mõjub. Loomulikult siin tellija on selle koha pealt targem ja linnavalitsus kindlasti mõtleb selle peale rohkem. Aga meid rõõmustab kõige juures loomulikult ka see, et see majanduslikult on mõistlik.
Kas on miinuseid ka gaasibussidel, et kõik kiidavad ja räägivad, et on toredad. Et tegelikult mõningad miinused on, et ühe tankimiskorraga saab siiski gaasibussiga sõita vähem läbi. Et arvestades seda, et on kusagil circa 160 kilogrammi mahutavad balloonid gaasi, saab sõita temaga umbes 450 kilomeetrit ühe tankimisega. Diiselbussil on vastav näitaja siis umbes 750 kilomeetrit. Aga linnaliikluses ei ole see probleemiks tegelikult. Et eeldusel, et gaasitankla töötab laitmatult ja siinkohal pean kiitma Eesti Gaasi, et need tankla on tõesti laitmatult töötanud. Et eeldusel, et gaasitankla töötab laitmatult, siis buss tangitakse iga päeva õhtul ja järgmise päeva hommikul läheb ta juba täistangituna jälle teele, nii et tegelikult see ei ole väga suur piirang. Nagu eelnevast selgus, siis tegelikult majanduslik ratsionaalsus sõltub väga üheselt sellest, milline on diiselkütuse ja gaasi hinnasuhe. Ja selline murdepunkt saabub kuskil 10 sendise hinnavahe juures, et kui on diiselkütus vähem kui 10 senti kallim kui gaas, siis majanduslikku säästu seal enam ei ole. Aga eks targemad pead oskavad paremini seda analüüsida, aga ma usun, et lähiaastatel sellist diiselkütuse hinnalangust või gaasi hinna tõusu ei tohiks ette olla näha. Millised on tulevikuvõimalused? Et tänase konverentsi peateema biogaas, biokütus. Et loomulikult on see hästi sümpaatne kui kohalik energiaallikas. Et eks praktilise poole pealt loomulikult tarbija vaatab seda, et kui palju see 1 kilogramm maksab ja palju temaga läbi sõita saab. Ehk siis taandab ikkagi sellele, et kui palju 1 kilomeetri läbisõit maksab. Kindlasti sama mõte, et gaasitanklate võrk võiks Eestis laieneda. See annab võimalust ka sellistel isiklikel sõiduautodel rohkem gaasikütust kasutada. Ja selle laienemisvõimalust näen küll siin koostöös tegelikult ühistranspordiga. Väga hea näide oli Tartu linnas, kus ei olnud 2 aastat tagasi ei olnud ei gaasibussi ega gaasitanklat. Ja aasta tagasi märtsis need ühel hetkel said seal olema. Et siinkohas on Eesti Gaas väga head koostööd teinud ja ma julgeks küll soovitada, seda praktikat võiks rakendada siin ka teistes suuremates Eesti linnades, et olgu siis Pärnu või Narva või Rakvere või kus veel mõtted liiguvad selles suunas. Ja kindlasti soovitaks seda, et gaasibussid võiksid ka Tallinna linnaliiklusesse ilmuda. Et eks siin Tallinna bussikoondise inimesed oskavad paremini mõelda, et millistele liinidele need gaasibussid paremini sobivad või halvemini sobivad. Aga ma arvan, et pikas perspektiivis võiks see olla selline üsna oluline muudatus. Ja pikalt ei tahtnud rääkida, et lõppu jätaks ühe sellise intriigi ka, et kuigi räägime siin biogaasist ja biokütustest ja gaasist, aga julgeks arvata, et elektribussid on tegelikult selline järgmine väljakutse. Et väga pikas perspektiivis pigem on tulevik elektritranspordil, et kuidas iganes see elektritransport siis oma elektrit saab, et kas akudest, vesinikust, mingil muul moel, et pikas perspektiivis kindlasti selle peale mõelda tuleb. Ja siin on näiteks meie head kolleegid Soomest on väga tõsist teadustööd tegemas selle teemal, et millised elektribussid sobivad linnaliiklusesse. Aga aitäh kõigile!